tänan sissejuhatuse eest, aga eks tegelikult jätsin ma endale siin väikse vabaduse, et teha väikesed muutused võib-olla. Pealkirjas ma tegin väikse muutuse, võtsin selle Euroopa sealt Eesti igaks juhuks ära, sest tegelikult minu võib-olla plaanid nii ambitsioonid ei ole, et ma kindlasti ei tee teile nüüd ülevaadet kogu Euroopa merepõhja andmestikust, aga ma läheneks sellele teemale niimoodi, et ma räägiksin, kuidas üldse merepõhja andmeid võib-olla kogutakse alguseks ja siis juba vaataksime, et mõningaid Euroopa Liidu portaalide näiteid, kuidas need andmed on koondatud. Et ma loodan, et ei pahanda ja loodan, et ma ka ajast kinni pean. Aga hakkame siis minema. Vaatan, et siit edasi me ei saa praegu sellega hiirega. Ja nii, hea küll. Vist toimib. Uus slaid on ees ja tegelikult tänud Alarile, et ta mind kutsus ja seda meeles pidas, et kui me räägime maapõue andmetest, siis peame arvestama seda, et meil tegelikult päris poolt nüüd ei ole territooriumist, aga väga suur osa tegelikult meie maapõuest on kaetud veega, et on siis vee all ja sellepärast on ka need andmed mingil määral ka erisugused, mitte andmed ise, aga just need korjamine. Et merepõhja andmete kogumine käib natuke teistmoodi võib-olla kui maismaal. Ja sellest tulenevalt on ka võib-olla need andmed natukene eripärased. Aga siin taustal ma olen siis kuvanud merepõhja reljeefi, mis on tegelikult kättesaadavgi sealt Euroopa andmebaasidest ja selle peal siis kahe joonega, üks siis on meie territoriaalmeri ja teine meie majandusöönd, mille andmestiku eest me peame siis hoolt kandma, et sellest kogutud. Ja kahtlemata tänapäeval on merepõhja andmestiku vastu huvi märgatavalt tõusnud, et kui loeme kas või meie igapäevast ajakirjandust ja vaatame elektriarveid, siis on meil igapäevaselt laual siin kaks sõna, et põhiliselt rohepööre, aga merealadel me tegelikult räägime kas siis sinipöördest või üleminekust siis sinimajandusele ja ka Eesti on ju seotud praegu väga suurte mereala projektidega. Eeskätt on see kogu mereala planeering, aga siis ka avamere tuulepargid, tunnelid, raudteed, nendes sillad, pumphüdroelektrijaamad, sadamaarendused ja kõik muu, et kindlasti, et kogu seda mereala kasutusele võtta, peame arvestama, et me rikuks olemasolevat ökosüsteemi ja see on selge, et selles me vajame väga häid andmeid ja väga suurel hulgal neid ja tõtt võin öelda, et ega meil see mereala andmete kaetus väga heal tasemel praegu ei ole. Aga mis teeb siis merepõhja maapõue andmestiku erisuguseks on see, et me koguneme enamasti neid andmeid geofüüsikalisel meetoditel, et nagu geoloogid teavad, et meetodid jagunevad, uurimismeetodid jagunevad kaheks, siis otsesed ja kaudsed, et mere puhul me tegelikult kasutame enamjaolt kaudseid meetodeid, mis on siis geofüüsikalised meetodid, olgu need siis üldtuntud gravimeetria, magnetomeetria, mida me maismaal kasutame, aga merepõhjal siis põhiliselt seismoakustika, need on siis kõiksugused seismiliste ja akustiliste ainetega siis aluspõhja või siis aluskivimite ja setete uurimised. Ja siin joonisel olen toonud meie soomlaste uurimislaeva Geomaari tehtud visuaalse kujutused, kuidas see andmekogumine käib, siis et laev sõidab, siis tänapäeval siis kasutatakse väga kompleksselt andmekogumise meetodeid, ja siis tavaliselt kogu see andmestik, nii lateraalne merepõhja setete kiimite levikus kui ka sügavuti vertikaalne liigestatus siis ühe korraga ka enamjaolt ära kogutakse. Ja kindlasti, kuna geofüüsika on kaudne meetod, siis ei saa seal ümber kaudsestest meetoditest, alati on vaja kogu see geofüüsikaline andmestik interpreteerida ja selle jaoks on vajalik siis kahtlemata teha seal ka siis uurimis- või proovimistööd, et need siis
erinevad siis, ütleme, seismoakustiliste uurimiste puhul siis vastavad akustilised siis kihid või settekompleksid leida, sest tegelikult ega me seda kivimit geofüüsikaga otse puutuda ei saa, et muudame ikka tema geofüüsikalised parameetreid. Ja kindlasti on ka oluline, kuna meretööd on väga kallid, siis on väga oluline ka kasutada kõiki neid olemasolevaid materjale, mis meil on olemas ja tõtt öelda, et Eestist rääkida, siis suur osa tegelikult meregeoloogilisest andmestikust või kaardistamisest koguti tegelikult 80-ndatel, 90-ndatel ja mingi osa neist on siis ka õnnestunud digitaalseks teha, et see puudutab Soome lahte, et Norra grandi toetusel siis kuskil 5 aastat tagasi oli projekt, kus siis õnnestus Soome lahe merepõhja geoloogiline kaardistus andmestik tänapäevase digitaalsesse vormi viia. Ja kui nüüd edasi rääkida nendest meetoditest, et geofüüsikas, et nimetatud gravimeetri ja magnetomeetriline uuring annab meile siis eelkätt informatsiooni maapõue alumistest kihtidest, eeskätt aluskorrast, kus siis samuti nende 2 meetodi puhul siis üritatakse siis interpreteerida aluskorra kivimite koostis ja siis on näha siin siis vastavalt raskusjõu välja ja magnet välja anomaaliate siis kujutistel põhinevad siis interpretatsiooni. Et see on tegelikult seesama, mida me siis Eesti näiteks aluskorra kaardil näeme. Et enamasti siis, et see kogu üldpilt põhineb geofüüsikal, mis on siis kontrollitud üksikute aluskorda avamate puuraukudega. Aga seismoakustiline meetod on nüüd merepõhjal palju levinum ja siin kasutatakse väga laia uurimismetoodikat, et eeskätt just nende lainete, et lainet nagu see seismoakustika ise ütleb, et siis need helilained, mida tekitatakse, on siis nii seismilised lained kui akustilised lained, ega seal täpselt piiri ei olegi, sellepärast kokku ta ongi üks seismoakustika ja seal, miks neid nii erinevaid kasutatakse, on väga lihtne, sest madalsagedus viib sügavamale, kõrge sagedus annab aga parema siis resolutsiooni ehk siis andmed lahutuse. Ja ütleme, et Eesti Geoloogiateenistus ka, kui me tänapäeval mereandmeid kogume, merepõhja kaaristamist teeme, et siis neid samu seadmeid me kasutame, et see on tegelikult kogu maailmas ja Euroopas on see üsna sarnane see metoodika, et kui neid seadmeid vaadaks siis vasakult, et on ka meil niisugune siis katamaraani taga, siis laeva või paadi taga veetav siis seismiline allikate genereerija buumer, mis tekitab siis väga madala sagedusega laineid ja siis paremal pool on siis niisugused tsirp-tüüpi, pinger-tüüpi seismoakustilise profilaatorid, mis siis annavad jälle parema resolutsiooni. Ja sellepärast seadmed on väga mugavad, et saab neid teha nii väiksemal uurimisalusel, nagu meie kasutame siin 9-meetrimist uurimispaati, aga samad seadmeid saab ka siis kasutada laevade peale. Et selles mõttes see laeva suurus ei olegi nii oluline, sest nagu nii nende tööde puhul on põhiliseks määravaks just ilmastikuolud, et neid ei saa teha siin kõrge lainutusega, tugeva tuulega. Ja saab ka teha väga väikese paadi pealt kiht, sest see on siin üks meenutus Pärnust 2017, kui Alariga koos sai uuritud seal ühte huvitavat nähtust merepõhjas, millest me pärast ka räägime lühidalt. Jah, kui vaadata Eesti puhul, et palju meil merepõhjas siis seda geofüüsikalist andmestikku on, siis siin all vasakul toodud kaardil on näha siis need olemasolevad seismoakustiliste profiilide jooned, on hallid ja on lillad. Hallid on siis need, mis meil on paberi peal, siis just
pärinevad 80–90 Eesti Geoloogiakeskuse poolt tehtud kaardistamisest kui ka Stockholmi ülikooli poolt tehtud kaardistamisest või merepõhja uuringutest just läänepoolses akvatooriumis. See on siis Läänemere osa suursaartest siis läänes. Ja see lilla markeerib siis seda andmestikku, mis meil on digitaalselt olemas tänapäeval, mis on digitaalselt kogutud, siis näete, et see on tegelikult üsna väike. Et siin peab muidugi möönma, et need on need uuringud, mis on tehtud geoloogiliseks kaardistamiseks, aga tegelikult Veeteede Amet või praegune Transpordiameti hüdrograafia osakond mõõdistab tegelikult ju meil kogu aeg merepõhja hüdrograafilisel suunitlusel ja neil tegelikult on ka ühe laeva all, siis Jakob Rei on tegelikult see sirptüüpi seismoakustiline profilaator. Ja kui rääkida uurimissügavusest, siis kõik need toredad geofüüsikalised seismoakustilised profilaatorid võimaldavad meie tingimustest näha siis setteid, kivimeid kuni aluspõhja pinnani reeglina. Soome lahes küll, kus meil on erigeensed kambrumid ja kaarasetted, siis mingil määral lähevad nendest läbi, aga üldjuhul jääb meie uurimissügavus siis kuni aluspõhja kivimiteni. Aga see on näide, kus me praegu kaaristamine, see on Väinameri ja kui me teame, et Väinamere keskmine sügavus on 5 meetrit ja tegelikult umbes nii ongi suures osas igal pool, siis tegelikult nende seadmetega me tegelikult näeme kuni 50 meetri sügavuseni merepõhjast allapoole. Ja kui me need andmed ära interpreteerime, siis me näemegi, et see punane on siin aluspõhi, mille peal siis hüpleb väga sakiliselt siis moreen ja mida siis katavad enamasti siis Läänemere erineva aegselt siis Läänemere staadiumi setted. Ja siis on olemas veel teine tüüp geofüüsikalisi instrumente, mida kasutatakse merepõhja kaaristamiseks, on sonarid, mida ka kord siin nimetatakse väga erinevate nimedega, aga üldjuhul on need siis külgvaatesonar, mis annab siis seda seade pukseeritakse laeva taga, annab siis 2 poole küljele, keskel jääb talle surnud tsoon. Ja teine üha enam tänapäeval kasutatav seade on lehviksonar, mis siis seda surnud tsooni ei jäta, aga põhimõtteliselt annavad ühesuguse pildi, et siin ongi võrreldud siis siin 2 kujutist, on vasakul on külgvaate sonariga tehtud kujutis merepõhjas, kus me näeme neid triipe vahel, mis on siis surnud tsoon ja paremal on tehtud siis lehviksonari, tegelikult lehviksonari siis tagasi peegelduva lainenergia siis kujutis, mis on siis ka geofüüsiline kujutis ja tegelikult näeme, et ega väga suurt vahet neil andmestikul pole, aga tänapäeval üha rohkem kasutatakse muidugi lehviksonarit, kuna lehviksonar annab siis ka juba tõelised sügavused merepõhja reljeefist. Et külgvaate sonar kahjuks annab vaid kujutise või siis kaudselt saab arvutada ka sügavused. Ja enamasti kogu see andmestik, mis merepõhjal siis kogutakse, siis see koondatakse ühte süsteemi. Meie kasutame geoloogiateenistuses Soome erafirma poolt, Meridata poolt pakutavaid süsteeme nii andmete kogumiseks kui ka interpreteerimiseks. Ja see ongi tähtis, et kogu see andmestik oleks ühes süsteemis, ta oleks kogutakse ja samuti oleks ta interpreteeritav. Ja nagu rääkisin, et siis alati geofüüsikalise andmestiku juurde käib ka siis proovide võtmine. Kahjuks meil praegu sellist ressurssi ei ole, et me saaksime oma kaaristatav alale igale poole siis puuraugud juurde projekteerida, et meie enamasti siis piirdume põhja ammutite või koppadega, mis annavad meile tegelikult informatsiooni siis ülemistest pindadest või me näeme neid kohti, kus siis kihid välja kiilduvad, et saame võtta ka alumiste kihtide kohta informatsiooni, aga vaid siis kuskil 15 minutit merepõhjas, mitte rohkem.
Ja see on siis kaart, et kus me oleme siis praegu siis Väinamere või Suure Väina piirkonna siis nende koppade ja profiilidega katnud. Ja kindlasti üks meetod, mida veel saab kasutada, mis nüüd ei ole kaudne meetod, on siis saame kasutada siis veealuseid kaameraid ja ka sukeldumisvajadusel, kui me tahame merepõhja aluseid paljandeid uurida. Ja kui me need kõik proovimised ja asjad oleme täna teinud, siis me saame ka selle geofüüsikalise andmestikule teha nii-öelda verifitseerimise või anda siis juba konkreetsed klassid siis nendele setetele, mida me siis kaartidega rõhutame. Nii, ja siin on siis näide näiteks, kus me oleme siis praegu jõudnud oma kaardistamisega Suur-Väinas ja Väinameres, et need valged jooned kujutavad siis profiile, seismoakustilisi profiile ja taustal on siis Veeteede Ameti, Transpordiameti nüüd poolt koostatud merepõhja reljeefi kujutis, kus me näeme need värvid tegelikult rohekad, kollakad, need kujutavad siis vahemikud kuni 7 meetrit, võib-olla sinine hakkab seal 10, aga kui me paremal vaatame nüüd oma koostatud alupõhjareljeefi, mis on siis füüsika tulemused, siis näeme, et see rohelised süvikud seal, need on tegelikult juba sügavuseni kuni 60 meetrit, et tegelikult seda väga siledat ühtlast Väinamerd tegelikult selle all peitub meil väga keeruka ehitusega paleoreljeef. Ja siis selle andmestiku puhul me muidugi siis koostame kaardid, mis siis kõik siis kaasaegsete meetodidega siis andmebaasidesse jõuavad. Aga aeg läheb kiiresti, et ma rohkem sellest andmekorjest või nende kaardikihtidest ei räägiks, aga läheks siis selle päris teema juurde, et Euroopa meregeoloogia andmed ja kaardiportaalid, et andmeid Euroopa ühtsesse andmebaasi on püütud juba korjata varem, et geoloogiakeskus, kus ma ennem töötasin, siis me osalesime 2 projektist, oli Euroseismik ja Geosiis. Üks siis kogus sedasama geofüüsikalist andmestikku ja teine siis tegelikult juba päris andmestikku, enam siis mitte metaandmestikku, vaid siis juba puuraugu andmestikku ja kopaproovide andmestikku. Aga nüüd oleme siis jõudnud nii kaugele, et on Euroopa kalandus- ja direktsiooni poolt siis rahastatav selline ettevõtmine nagu EMODNET, mille akronüüm siis peidab endas siis sõnaühendid nagu European Marine Observation and Data Network, mis on siis üritus siis kogu Euroopa merede kohta käiva andmestis kokku koguda, harmoniseerida ja siis ka kättesaadavaks teha. Et seal on 7 teemat, patomeetria, bioloogia, keemia, geoloogia, siis ka nende hulgas inimtegevus, füüsika, merepõhja elustik ja kogu see tegevus siis tegelikult püüabki siis anda sisendit, et sama selle sinimajandusele ülemineku siis alusandmestik oleks koondatud ja iga aasta siis ka vastav report koostatakse, nagu siin vasakul näha on, see on siis viimase aasta Euroopa Komisjoni aruandlus selle kohta. Aga mis ma siin tahaks nagu oluliselt välja tuua, on see, et kogu see andmestik, mis kogutakse, on harmoniseeritud, see võib-olla, mis ei ole meil siin Eestis nii hästi tehtud, aga just see, et meil on ka õnn selles projektis osaleda, siis me saame ka tegelikult väga head metoodikat siin, kuidas oma andmestik harmoniseerida, generaliseerida ja siis teeme tema samuti siis Euroopa andmevõrgustikule kättesaadavaks ja paremal on siis toodud see portaali või andmehalduskeem, kuidas siis need erinevad siis teemad siin portaalidesse saavad ja kuidas siis tarbijale kättesaadavaks tehakse, aga ma arvan, aja kokkuhoiuks ma ei hakka siin detaile tooma, et tegelikult kogu see andmestik on EMODNET-i kodulehel kättesaadav. Ja siin paremal ma olen toonud siis lihtsalt välja, et milliseid siis
lahendusi erinevad teemad kasutavad ja kui siis vaadata siin näiteks alumisel real on see geoloogia, siis näha, et see geoloogia on väga esirindlik ja tegelikult geoloogia ongi üks esimesi protsessi selles või EMODNET-i projektis, et geoloogia on kindlasti kõige kaugemale jõudnud ja üldine on see, et kõik see andmestik on nii geoserverite kui PostGIS andmebaasidega kättesaadavaks tehtud. Aga ühte, mis ma tahaks võib-olla välja tuua peale geoloogiana, on batomeetria, mis on kindlasti huvitav, mida tasuks uurida, kui tahate kas Eesti või Läänemere või Euroopa merede kohta siin merepõhja andmestikku saada, siis kindlasti batomeetria on üks huvitav koht, et oli vaja siin meremuuseumi jaoks meile Läänemere põhjareljeefi, et siis ma võtsin ka kätte ja vaatasin, kui hästi need andmed sealt kättesaadavad on ja tõepoolest on, et vasakul on siis kogu Läänemere kohta alla laaditud siis ASCII formaadis andmestik tehtud selles siis merepõhja reljeefi kujutis ja üldjuhul on andmed 20 meetri resolutsiooniga. Ja siin siis niisugune võib-olla detailsem kujutis siis Soome lahest ja Läänemere suudme osast, ja tegelikult, mis andmestik seal taga on, et sellest on võimalik ka koostada merepõhja näiteks visualiseerimiseks erinevaid võimalusi või mina olen kasutanud siis teinud ühe niisuguse ülelendamise, see on minu lemmikobjekt Neogrundi kraater, et kus on näha siis, mis tegelikult see merepõhja andmestik endas sisaldab, reljeefi andmestik, et mitte paljalt see, mis me siis batomeetria kaartidel näeme, et kindlasti see on märksa detailsem. Ja peale selle, et kui tulla tähendab EMODNET batomeetriaga nüüd tulla selle EMODNET geoloogi juurde, siis seal on siis ka, et nagu siin näha on, et on 130 andmekihti praeguseks, mis on võimalik siis neid andmeid sealt pärida ja seal on siis nii geofüüsikalised andmed, kui on ka olemas puuraukude andmestik ja proovivõtmi kohtade andmestik. Ja seal tegelikult meregeoloogiaski on meil teemas, on tegelikult 9, on settimismäärad, on merepõhja substraat ehk see sette ise, geomorfoloogia, kvaternaar, aluspõhi nagu tavalised geoloogilised kaardikihid. Siis muidugi väga oluline tänapäeval on merepõhja maavarade kaardikiht, sest Euroopa üha enam näeb vajadust merepõhja maavarade järele. On rannaprotsessid kui väga oluline tuleviku teema, geoloogilised sündmused ja veealused maastikud on ka nüüd väga uus teema, mida tegelikult Alar ka osaliselt juhib seal Euroopa projektis. Ja siin võib-olla siis lihtsalt mõned näited käin üle, et see on siis substraadikaart, mis tegelikult koostati just merepõhjade elustiku uurijate näpunäidete järgi, et see andmestik on väga palju siis kogu Euroopa osas harmoniseeritud, on tehtud siis kas 5, 7 või 16 erinevat setteklassi, olenevalt sellest, kui palju on siis liikmesriikidel andmestikku selle kohta. Ja kindlasti on see andmestik siis väga harmoniseeritud ja generaliseeritud. Siis on meil settimismäärad, mis on väga oluline andmestik jälle, et kui me hindame tänapäeva näiteks ökoloogilise seisundit, me peame kindlasti teadma, et palju meil näiteks settimismäär siis aastate kaupa on, et teada saada, et kui suur on koormuse osakaal. Ja siis on muidugi sinna koondatud ka need klassikalised aluspõhjageoloogia ja kvaternaari kaartide teemakihid ja rannageoloogia muidugi, mis tegelikult praegu nüüd selles uues faasis, sest EMODNET geoloogia on jooksnud juba 4. faasi vist või 4. etapp algas tal ja nüüd uudne teema ongi siin rannaerosioon, see on jälle eeskätt lisatud, kuna kliimamuutused põhjustavad meil üha rohkem rannapurustusi. Ja seal on siis ka toodud siis, kuidas me saame kasutada satelliitandmestikku ja lisada sinna siis in situ mõõdistamised, mida siis meie teeme. Ja siis on ka geoloogilised sündmused, kuhu on siis koostatud nii maavarjad, maalihked ja siin on lihtsalt siis näide, kuidas on siis Euroopa merede maalihete siis ohtlikkuse või kaart,
kui suur on siis tõenäosus maalihete toimumisel, et Eesti on väga mugavalt siin täitsa nullis sinise peal. Ja siis uudne teema, mis seal oli, seesama see veealused maastikud, mida Alar osaliselt juhib ja siin me saimegi koos Alariga teha siis koos uurida, kuna näete, et Eesti koha peal on meil üks punane täpp, siis Pärnus ja see siis Pärnu vana jõe suue, mis siis ei tulnud sellelt kohast, kus praegu Pärnu jõgi jookseb, vaid see, kes teab, see on see Pärnu jõekäär, siis kunagi umbes 9000 aastat tagasi jooksis sealt otse jõgi välja ja Alar on seda uurimist vedanud ja meil on siis olnud au siin need seismoakustilised uuringud läbi viia. Ja maavarad, nagu ma ütlesin, on väga oluline teema selles osas ja kui vaadata, siis siin on üks tabel, et kui palju siis on antud Euroopa meredes näiteks kaeve või jah, ütleme kaevelubasi välja, siis näeme et numbrid on ikka väga suured, et siin kokku 517 kaevamiskohta on siis olnud tegelikult Euroopa Liidus. Ja Eesti poolt, kui maavaradest rääkida, siis kindlasti üks teema või mis meid huvitab on siis mangan konkreetsioonide levimine ja nende tähtsus siis. Ja me teame ka, et liivavarud meil Eestis on väga suured, et näiteks on toodud siin Hiiumaa piirkond, kus nende suurus on siin üle 30 miljoni kuupmeetri. Ja viimane kiht siin on veel geomorfoloogia, kus jälle näiteks toome siin Eesti näited, et kuhu siis kogutakse siis põhiliselt merepõhja reljeefis esinevad geomorfoloogilised tüübid. Ja Ainameri on kindlasti väga rikas nende poolest. Aga ma vaatan, et ma olen oma aja juba ammu täis rääkinud, et siin juureks ma tänan ja ma arvan, et see oli väga põgus ülevaade minu poolt, et ma arvan, et te leiate ise selle aja ja külastada seda Emotneti portaali, et seal tõesti on väga palju merepõhja infot võimalik endale alla laadida. Et tänan kuulamast.